Tere tulemast kuulama Karmeli koguduse podcasti, kus me räägime päris inimeste eludest, suhetest, sõprusest ja sellest, kuidas Jumal on meie eludes tegutsenud. Me ei paku teile mingisuguseid vastuseid ega täiuslikke lugusid, vaid lihtsalt jagamegi, mis on olnud tõeline ja aus. Tänases meie esimeses episoodis on jutuajamine värske kristlase ja kauaaegsete kristlaste vahel. Esitame ausalt küsimusi, mis vahel südames on. Näiteks, miks tundub mõnikord, et mõni palve ei muuda midagi ja kas ma ikkagi olen piisavalt kristlane ja kas ma teen kõike õigesti? Ja mina olen Kristi, teie saatejuht ja minuga on oma lugu jagamas täna Merike ja Irina. Meeldivat kuulamist! Tere, Kristi! Tere! Tere! Väga tore! Aga võib-olla alustamegi kohe sellest, et mina olen olnud ainult aasta aega kristlane tegelikult. Et ma võiks öelda, et ikkagi päris siuke verinoor, eks ole. Teil on nüüd juba siuke pikaaegsem elukogemus taga koos Jumalaga käimisel. Et Merike, äkki sa jagad, kuidas sa üldse Jumalani jõudsid ja milline see teekond sinu jaoks olnud on täna? No tegelikult mul on väike eellugu ka, et enese teadmata mulle rääkis esimesena Jeesusest Kristusest minu ajalõpetaja. Ja see oli 5. klassis, sügaval nõukogude ajal, selline tõeline stagna aeg nii-öelda. Ja ta rääkis siis ajalootunnis, et on elanud ajalooline isik, kelle nimi on Jeesus Kristus. Ja ta rääkis, et see mees on teinud imesid. Ja kuidagi see nimi jäi mulle nagu kõlama. Ja ma arvan, et tagantjärgi ma olen analüüsinud, eks ole, et tegelikult Jeesuse nimes on vägi ja see nimi jäi kõlama. Teine, ütleme selline eellugu on minu vanaema, kes rääkis mulle oma nägemusest. See tõenäoliselt oli avatud nägemus, mitte tema seda mulle niimoodi selgitas, aga see võis olla ka kuskil niimoodi, et ma olin ilmselt mingi varateismeline. Ja ta rääkis oma kogemusest, mis tal oli siis taluperenaisena. Tal oli 13 last ja tõenäoliselt oli tal depressioon. Et kõik need talutööd, lapsed, kõik see nagu, mis tema õlgadel siis oli. Ja ta ütles, et ta oli voodis pikali ja ta oli väga haige. Ja ta tahtis surra. Ta oli väga tubli naine, väga võimekas, väga jõuline. Ja siis ta ütles, et ta nägi, kuidas tema voodi alussis ilmus Jeesus Kristus. Ja Jeesus ütles talle, et sinu kannatus on ka minu kannatus. Ja vanaema ütles, et pärast seda ta oli terve. Ta tõusis voodist püsti, läks oma toimetusi tegema, loomi talitama. Et tal oli väga suur majapidamine. Ja see kuidagi jäi mulle lapsele nagu kõlama. Mu vanaema ei olnud selles mõttes mingisugune sügavalt usklik inimene, aga see oli tema selline kogemus Kristusega. See jäi mulle meelde ja ma mäletan, et vanaemal oli mingisugune lauluraamat, mida ma siis lappasin ja see tundus nii nagu eriline. Ja sealt lauluraamatust, mäletan, ma lugesin Jumala tall ja see Jumala tall nagu läks nagu heledaks. Ta tõusis sealt nagu esile. Ja need on sellised nagu see eellugu, eks ole, et midagi seal lapsepõlves oli, kus ma nagu ei haakunud näiteks muinasjuttudega väga. Ma ei ole muinasjuttude vastu, aga mulle ei meeldinud muinasjuttude müstika. Kuidagi midagi minust nagu tõrjus ära igasuguseid nõidumisi, siukest müstikat, müstilist maailma. Aga kuidas ma siis nüüd Jumala juurde tulin? Meil hakkas käima väikses Kolka külas üks pastori perekond ja nad käisid meile näitamas Jeesuse elu filmi. Ma arvan, et ma olin siis äkki, pean mõtlema, mis ma olin 19 või äkki 19 aastane, 18-19 ja nad tulid siis meie sinna klubisse näitama seda Jeesuse elu filmi. Ja ma vaatasin seda filmi ja ega ma palju sellest aru ei saanud. Aga kui ma nägin selle pastori silmi, kui ta mulle otsa vaatas, siis sealt vaatas mulle vastu Jeesus. Ja vot
see kuidagi mõjus mulle niimoodi, et ma mõtlesin, et ma tahan ka seda, mis temal on. Siis tuli minu sõbranna, kes samas külas elas, tuli usule, tema elu täiesti kardinaalselt muutus. Ja siis oligi niimoodi, et ühel hetkel ma nagu sain aru, et see elu, mida ma olen elanud, et see ei ole see, mida ma tegelikult tahan elada. Et ma tahan muutuda, ma tahan muutust ja eks niimoodi siis hakkas Jumal mind kätte saama ja ma mäletan seda tunnet, kui see sama sõbranna, ta tuli mulle külla. Ma olin siis juba ema ja mu laps magas teises toas alla-aastane ja ma ütlesin sõbrannale, tead, et ma tunnen sellist patukoormat, siis tohutut, ma ei tea, kas ma oskasin öelda patu, aga miks tohutut koormat, mis rõhub mind ja siis mu sõbranna ütles, et jess, seda ongi vaja, sul on päästet vaja. Ja siis me palvetasime seal selle esimese palve, et Jeesus tule mu südamesse. Ja ma mäletan seda igatsust enda sees, et nüüd, kui ma nagu tulen Jumala juurde, siis ma tahan, et mu kodus oleks üks altar. Ma ei tea, kus ma selle mõtte võtsin. Et ma tahan, et on üks koht, kus ma siis palvetan, eks ma kujutsin, et panen sinna küünla ja eks ole. Ja siis ma nagu sain nii-öelda päästetud ja ma mäletan, et siis juhtusid ka mõned sellised asjad, et näiteks meil seal kohalik baar või pubi, eks ole, siis kus sa siis käisid niimoodi noortega olemas ja kell oli 2 öösel, kui siis see baarime elu oli selline oma haripunktis, kus siis kõik oli sellises kaoses. Ja mina istusin seal baaris, ma olin, eks ole, juba püha vaim, nagu tegi minuga tööd, ega ma ju täpselt ei mäleta seda järjekorda, mis millelegi järgneseks. Aga ma mäletan, et seal lauas, kus mina istusin, ma ise olin nagu kahestunud. Ma olin seal füüsiliselt kohal, aga minu vaim nagu tegeles eneseanalüüsiga, et mis ma siin teen. Ja selles lauas üks kõige kainem ja kõige mõistlikum mees, kelle läbi siis Jumal minuga rääkis, küsis mu käest, Merike, mida sa teed siin? See on ju põrgu. Eks ole. Et võt sellised asjad nagu juhtusid ja ma sain siis sain ristitud sain 3. novembril 1993 Viitna järves ja ma mäletan seda oma ristimise päevast, et kui see ristimine oli ära olnud, siis ma kogesin, et ma astusin ühest riigist teise, et see joon oli väga konkreetne. Et see lihtsalt oli minu elus niimoodi, aga et ma olen mõelnud võib-olla ka sellepärast, et mul oli väga palju selliseid vaimseid võitlusi ja ma hiljem ka tegelesin oma erinevate suguvõsaneedustega, et tõesti, et Jumal andis mulle sellise ristimise kogemuse, et ühest elust teise, ühest riigist teise, see joon oli nii sirge, väga konkreetne riigipiir. Ja samal õhtul mul õnnestus siis ühes väikses, ütleme sellises, kodukoguduses, see oli selline vene kogudus, mis oli, kus pesti veel jalgu ja tehti sellise leivamurdmine, toimus siis koos jalgade pesemisega. Ja mul õnnestus siis sinna sattuda, see kõik oli väga pühalik, see oli kõik väga, väga selline meeliülendav, et ma olen väga tänulik, et mul oli nagu selline ristimise päev ja ristimise kogemus, et selline. Võib-olla läks natuke pikaks, Irina jätkab. Ei, see on väga äge tegelikult, et tõesti nagu nii sügav kogemus, et kui ma mõtlen lihtsalt enda kogemuse peale, siis mul kuidagi käis see kõik nii kiiresti ja täiesti nagu ootamatult võib-olla, aga just see, et sa räägid sellest, et kuidagi nagu see sirgjoon, et tõesti nagu astud ühest elust teis ja ma arvan, et ma suudan ka sellega väga samastuda, et see on kuidagi nagu sa jätad just tõesti päriselt selle vana elu maha, eks ole, ja sa võtad selle uue elu endale vastu, et ja seoses sellega mul lihtsalt praegu veel tuli üks, vaata, kuna need on väga ammu juba toimunud asjad, eks ole, siis mingid üksik asjad nagu lähevad meelest ära. Aga üks asi veel oli see, et ma tundsin, kuidas ma niimoodi tahtsin nagu vabaneda sellest vanast, et ma ootasin oma sellist, selles mõttes surma jutumärkides, eks ole, et mitte lahkumist maisest elust, vaid just sellest vanast elust. Et see ristimise kogemus oligi sõna otseses mõttes nagu see, et ma matangi selle vana inimese maha ja sealt tõuseb see uus, eks ole. Et ega ma tollal ju aru ei saanud. Tagantjärgi, kui ma lugesin, siis ma sain aru, et ma igatsesin õigeid asju ja Jumal lasi selle kõik nagu niimoodi minna. Et ma tõesti kogesin, et ma sündisin uuesti.
Väga äge, aga Irina, kuidas sul, kas sul on ka selline sirgjooneline üleminek olnud või milline sinu kogemus olnud on? Kui ma Merikest kuulasin, siis ma sain aru, et meie usutee on enam-vähem sama pikk olnud. Ja, et minu usutee algas ka lapsepõlvest ja tegelikult, kui nüüd aus olla, siis aastaid ma arvasin, et minu Jumala juurde tulek on olnud täiesti igav asi, et see ei ole mitte midagi erilist, see on täiesti tavaline, nagu isegi keegi vahel küsis, et kuidas siis Jumala juurde tulid, ja siis ma mingi, ma ei tea, lihtsalt nagu kogu aeg vist olnud või nii. Aga et ei olnud nagu sellist, et oleks olnud väga palju mingit pattu elust teinud ja vangis istunud või ma ei tea, mida Jumal on kuskilt tulnud, mingi ingele öelnud, et nüüd tuleb arenda meelt, suurt sellist kogemust mul ei olnud. Aga minu lapsepõlve möödus selliselt, et ma ei käinud lasteaias ja minu vanaema oli siis, kes hoidis meid hästi tihti siis vennaga koos. Ja minu vanaema ja tema õde, ehk siis minu vanatädi, nemad olid süvausklikud ja nemad siis käisid Vene õigeusu kirikus Rakveres siis Tallinna tänaval. Ja kuna ma olin hästi palju vanaemaga, siis ma käisin temaga pidevalt kaasas seal. Ja juba lapsepõlvest mulle hästi meeldis seal, mulle meeldisid need suured ilusad pildid, mis ma ei tea, mis nende nimed tol korral olid, ikoonid ilmselgelt, et mulle väga meeldis need pildid, mulle väga meeldis see viiruki lõhn. Mulle väga meeldisid need maitsetud väiksed saiakesed, millega nad tegid leivamurdmist, armulauda. Mulle väga meeldis, kuidas vanatädid laulsid. Ma ei tea, miks ma olin 9-aastane, kui ma seda nagu teadlikult hakkasin nagu mäletama, et kuidas see kõik see nagu siis alguse sai. Ja ma mäletan, kui ma olin 9-aastane, siis seal käies selles Vene õigeusu kirikus mul oli kogu aeg see teadmine ja veendumus, et Jumal on olemas. Ma mitte kunagi pole isegi kahed selles, et miks ta ei peaks olema, sest vanaema ju ütles, et on. Ja vanatädi ju kogu aeg ainult palvetas seal oma selles toes. Ma mäletan, et tal olid ilusad palvehelmed ja ma arvan, et tema palvetas ka minu pärast hästi palju, sest et miks ma muidu oleks Jumala juurde tulnud. Nii noores eas. Et 9-aastaselt, kui ma käisin seal kirikus, siis mingi hetkel ma sain aru, et okei, ma tean, et Jumal on olemas, ma tean, et ta on kõik selle maailma loonud ja mul tuli nagu sisse hästi suur igatsus, et okei, Jumal, aga ma nagu ei tunne ju sind. Ma tean, et sa justkui peaksid olema nagu kuidagi lähemal või kogetavam või tajutama, aga ma ei tunne, ma ei taju sind üldse. Et kus sa oled, kuidas ma saan sind tundma õppida 9-aastaselt? Praegu mõtlen, et päris püha tüdruk. Aga selles kirikus mul ei õnnestunud selliselt Jumalat leida, sest seal oli hästi palju vanu inimesi, ei olnud minu vanuseid noori, kes seal oleks kuidagi aidanud mind sellel teel. Aga ma mäletan ühel pühapäeval, mul oli hästi palju sõbrannasid. Ühel pühapäeval mängisime seal ühe mu naabritüdrukuga ja siis tema ütles, et ta peab vahepeal ära käima, et ta läheb käib korraks ühes pühapäevakooli ja siis ta tuleb tagasi. Ja siis selle hetkel ma sain aru, et oota, mis pühapäevakoolis, et millest sa nagu räägid, et see tundus minu jaoks selline, et äkki see on nüüd see koht, kus ma võiksin temaga kaasa minna, äkki ma kuskilt leian sealt Jumalas pühapäevakool, see kõlas nagu, et see on mingi usuvärk võib-olla, ja siis ma ütlesin, kuule, kas ma võin suga kaasa tulla, siis ta ütles, muidugi tule. Siis me läksimegi pühapäevakooli temaga koos ja see pühapäevakool oli Karmeli koguduses. Et siia ma siis esimest korda koos temaga sisse astusin ja see oli aastal siis 90 algus oli see, ma täpselt aastat, ei tea, kas 91-92 on. Ja nii kui ma siia sisse astusin ja kui ma kuulasin seda, kuidas siin Jumalast räägiti ja kui toredalt olid siin inimesed, siis põhimõtteliselt selles hetkest ma jäingi seal käima. Et kahjuks seda sõbrannat enam Jumala juures minu teada tänapäeval ei ole, aga ma usun, et küll need viljad on ikkagi tema sees endiselt olemas. Nii et sellest hetkest siis hakkas minu usutee ja see veel nagu huvitav, et mul on selline hästi, kuidas ütled, oikumeeniline siis usule tulek võib-olla, et ma käisin Vene õigeusu kirikus, kus ma sain nii-öelda teada, et Jumal on olemas, siis ma tulin baptisti kirikusse, kogudusse, kus ma sain rohkem Jumalat tundma õppida ja minu päästepalve tegelikult toimus koos minu emaga ja see päästepalve toimus metodisti kirikus ja päästepalvet luges siis tol hetkel 4 püha koguduse pastor, et Stanislav Sirel. Nii et mul on selline nagu kõik konventsioonid on mul siis nagu läbi käinud, aga olen ikkagi see Karmeli kogudusse jäänud, et selline lugu siis minul oli.
aga kui mõelda seda, et sul on olnud hästi palju neid erinevaid nii-öelda tegelikult mõjutajaid ju elu jooksul, siis kuidas sinu süda võib-olla tundis ära selle õige, et võt Karmeli kogudus on see minu koht ja just see suund on minu. Et kas sa oskad seda ka kuidagi avada, et mis seal taga oli? Ega ma arvan, et 9-aastaselt, kui sellist teadlikku arusaama mul sellest võib-olla tolle hetkel ei olnud, aga et ma arvan hästi palju nagu mõjutas see keskkond, et siin oli noori, siin suheldi lastega, siin tehti lastetööd, et ma oskasin ennast kuidagi samastada nende lastega ja see, kuidas jumalast räägite, see oli mulle nagu jõukohane tol hetkel. Ja ma sain hästi palju sõpru endale ja ma kuidagi tundsin, et mind on nagu vastu võetud ja mind on nagu väärtustatud siin ja ma olen alati oodatud siia. Ja siis nii see alguse sai. Ma mäletan küll, et kui me hakkasime noortekatel käima siin koos Merlega, siis mingi hetk me mõtlesime, et kuule, ma ei tea, kas me see pühapäeval või kas ma see reede lähme ikka noortekal, ma olen iga kord käinud, äkki nad on meist juba tüdinenud, et sellised mõtted käisid meil vahel peast läbi, aga ilmselgelt see niimoodi ei olnud, et ma arvan, siin Karmelis ma olen alati nagu tundnud seda, et ma olen oodatud ja aktsepteeritud ja tegelikult suht väiksest peale teismesest juba sai ka hakata teenima erinevates eluvaldkondades, et see on ka kindlasti, mis on nagu hoidnud mind siin, et ma olen tundnud ennast nagu kodus siin. Väga tore, ma arvan, et nii mõnedki kuulajad ja ka mina ise tegelikult võib-olla samastamegi sellega hästi palju, et siin on tõesti väga kodune tunne, et minu abikaasa, kes tegelikult oli nii-öelda eelnevas elus täielik ateist, ütles ka, et tal oli selline tunne, nagu ta oleks koju jõudnud, kuigi ta ei ole siin kunagi varem käinud, et mina olin ka lapsena nii-öelda Karmeli koguduses käimas ka pühapäevakoolis tegelikult ilmselt, et sealt nagu kogemuse saanud ja see kuidagi jäi minu ellu tegelikult kandvaks jõuks ka, et aga minul eriti siia tagasi tulles see, et ma olengi nüüd jälle kodus tagasi, et see on tegelikult nii äge samastada sellega tundega, et aga aastad on ju täiesti erinevad, eks ole, millal see toimunud on. See näitab seda, et kuidas tegelikult Karmelis me oleme suutnud hoida seda, et seda peretunnet võib-olla või tõesti seda, et kõik on siia oodatud ja ongi selline nagu perekonda kuulumistunne päriselt, et see on väga äge, et mõlemad ka tunnete niimoodi ja see on nii tore tunda. Aga rääkides võib-olla sellest ristimise teekonnast, et ma tahaks lihtsalt võib-olla küsida, et kui natuke sellesse ristimisse minna, siis kas näiteks sinul, Irina, oli ka ristimise hetkel mingi selline eriline tunne või kuidagi, nagu Merike ütles, et tal oli selline väga sirgjooneline selline üleminek, et ta tõesti tundis seda maailmate vahetumist, et kui ma mõtlen näiteks enda kogemuse peale, siis minul eeldused olid hästi suured, aga siis just nagu käisid ära ja nagu tegelikult nagu ei saanudki päriselt võib-olla aru, mis juhtunud oli, et kuidas sinu see kogemus oli, et kas sa mäletad seda ristimise kogemust päris? Ja ma mäletan väga hästi, see oli meil noortelaagris Peipsi järve ääres saime siis meie tavaliselt kokku, kui me noored olime, seal oli meil laagripalats ja siis Peipsi järves meid nagu ristiti. Meid oli päris palju seal ristimisel, äkki 6 või 7 inimest. Aga ma ei saa öelda ka, et oleks taevas avalend ja inglikoorid olid ja et ma oleks tundnud, et ma nüüd olen täiesti uues maailmas. Ma ei mäleta, et mul oleks olnud päris sellist kogemust. Ma lihtsalt väga ootasin, ma tahtsin, et see minu vana elu jääkski nagu maha ja tuleks uus. Et see kergus oli küll mu sees olema, seda ma mäletan, et selline hea ja õnnist tunne oli, aga midagi sellist, et grandioosset, ülevoolavat elamust, kogemust ma ei mäleta. Et mul oleks olnud. Ma mõtlengi just seda, et tegelikult kuidagi nagu mingisugused eeldused ikkagi on, et see enda peas mõtted selle suureks, eriti kui sa kuuled tõesti vanemate inimeste kogemust, kes räägivad sellest, et taevas avanes ja nagu meil siin mõned on jutustanud, et tõesti on selline tunne, et ingel tuleb ja puudutab sind päriselt ja on sellised kardinaalsed elumuutused, kes jätab alkoholi maha, kes pääseb narkootikumidest ja nii edasi. Siis ma mõtlesingi, et minul oli nagu selline kuidagi nagu ma tunnen lihtsam kogemus ja siis tekitaski võib-olla seda tunnet, et kas ma tegin kõik õigesti või jätsin mina midagi tegemata, et võib-olla nagu see on asi, mida võivad võib-olla ka sellised teised nooremad kristlased mõelda vahel, et kas ma tegelikult nagu tegin kõik õigesti või jäi minul midagi tegemata. Tuleb siinkohal üks anekdoot, mida kindlasti olete kuulnud, eks, et pastori poja käest küsitakse, et kelleks sa tahad saada? Narkomaniks. Miks? Sellepärast, et siis mul on vägev tunnistus, eks ole, et tegelikult me ei tohi niimoodi võrrelda. Et ma olen ise ka mõelnud
et see on, noh, et see iseenesest on ime igaühe elus, et kui sa koged, tähendab Jumalat ja sa saad päästetud, eks ole, et sa jõuad mingisugusele Jumala tunnetusele. Et see iseenesest on ime, et vahet ei ole, milline see kogemus on, eks ole. Et jah, me ei tohi võrrelda. Et tegelikult ega meie nüüd, eks ole, me oleme olnud üle 30 aasta usus ja vahepeal ei ole olnud, ma räägin endast, eks ole, et need kõikumised on olnud, et meil on samamoodi need ohud, eks ole, et me hakkame võrdlema, näete, et tal on sellised kogemused ja mul ei ole ja me ei tohi niimoodi võrrelda. Väga tore, eks see ole mõnes mõttes ka kindlasti selline inimlik lähenemine võib-olla asjale, aga tõesti nagu panna Jumalasse võib-olla rohkem usku seal, et ma olen tegelikult kõik õigesti teinud ja ma olen enda selle vana elu nii-öelda maha jätnud, et aga 3 asja, mis mulle veel meenusid, et kui keegi juhuslikult juhtub seda podcasti vaatama ja kuulama, et mis nagu veel muutus minu elus, millega võib-olla ka inimesed, kes ei ole usuinimesed või et inimesed elavad surmahirmuga, et minul kodus surmahirm ära, et lapsena ikka mõtlesin, kujutasin, et suren ära, mis siis, eks ole, ja suren ära, siis nagu see külm higi tuleb, eks ole, et see kadus ära, surmahirm, pärast usule tulekut. Ma hakkasin nägema värve. Ma enne seda, kuna ma olin, tegelikult tagantjärgi ma saan aru, et ma olin kliinilises depressioonis gümnaasiumi ajal. Ma oleks tegelikult pidanud saama mingisugust ravi, aga tollal, eks ole, ei teadnud nendest asjadest, et mu maailm oli mustvalge või ma pigem üldse ei näinud ma ei näinud ilu. Ja ma hakkasin nägema värve. Ja 3. asi, mis juhtus, oli see, et ma mäletan, ma läksin nagu Rakvere mööda linnatänavat ja ma tundsin nagu seda armastust kõikide inimeste vastu. Tohutu armastuseks. Ja tagantjärgi siis loed piiblis, eks ole, et see kõik kaasneb selle päästega nii-öelda. Et ma lihtsalt räägin, mitte see, et oi kui toredad ju vägevad. Irina, sul kindlasti ei ole selliseid kogemusi, eks, et mitte see, aga et lihtsalt sellised muutused toimusid minul. Mõnel teisel on teistmoodi. Hästi tore, et sa mainisid seda inimeste armastamist, et ma mõtlen ise, et tegelikult lihtsa inimesena vahel on meeletult raske aru saada sellest, et kuidas ma siis armastan neid inimesi, kes maailma kurjust loovad ja teevad halbu tegusid, et võib-olla avame natukene nagu seda ka, et mis teie vaade selle külje pealt üldse on, et ma ise tunnen, et vahel on tegelikult väga raske olnud sellega, et loed piiblist, et sa justkui nagu pead Jeesuse jälgedes käima ja mind on tegelikult hästi palju lohutanud see, et tõesti sa tuletad endale seda meelde, et aga Jeesus ju andis andeks ja andis ka andeks enda reetjale, eks ole, juudasele, et aga kuidas nagu teie võib-olla päris elus seda praktiseerite või mis teie kogemus sellega on olnud, et millist nõu võib-olla siit oskate anda, et kuidas päriselt nagu seda jälgida siis tõesti käia nagu Jeesuse jälgedes selle koha pealt. Et mis puudutab inimeste armastamist, ka ja, neid, kes võib-olla ei ole kõige toredamad. Ja, et need inimesed näiteks, kes tõesti on võib-olla sulle endale haiget teinud või on sinu lähedasele liiga teinud või ka maailma kontekstis täna, et kui me vaatame, milline maailm täna on, et päris raske on neid inimesi armastada, eks ole, kes teevad siia nii palju kurja ja viha, et kuidas sellega toime tulla või mis teie vaade üldse selle koha pealt on? No ma alustaksin öelda seda, et mul on olnud elus armu ja Jumala õnnistust ja soosingut selle koha pealt, et mul ei ole sattunud teele väga palju selliseid inimesi, keda mul on raske armastada või kes on mulle teinud kurja või pahatahtlikult midagi, mis iganes mu perele teinud, et Jumal on väga armuline selle koha pealt toimunud, tõesti on hoidnud ja mul on väga palju toredaid inimesi oma elus, et mul ei ole võib-olla olnud ka sellist kogemust, et mul on pidanud väga raskelt kellelegi andestama, sest et mul ei ole olnud seda vajadust. Aga ma arvan, see andestamise teema võib-olla ongi nagu pigem sinu enda pärast ju. Et kui sa elad kogu aeg selles vihas ja selles raevus ja selles andestamatuses, siis see tegelikult ju sööb sind ennast lõpuks, on ju. Ja et võib-olla see on ka nagu see teine vaade sellele kirja kohale, et me peame kõike armastama, see ei olegi võib-olla ainult nende pärast, vaid meie enda pärast ka ju, on ju. Et see on nagu keegi on väga tavaliselt öelnud, et kui sa sööd rotimürki ja ise arvad, et rott ära sureb selle pärast, et siis tegelikult see ei toimi nii, sa pead tegelikult ju ise suutma hoida ennast puhtana nagu nii-öelda ja elada nagu piibli järgi. Aga selle koha pealt, kui ongi vahel keegi võib-olla tõesti nagu elus haigit teinud, siis ma arvan, et iseenese just on seda väga raske teha. Et seal on see üleloomulik Jumala arm ja
ja nii-öelda siis abi, mis tuleb ja aitab sul siis andestada inimestele ja armastada neid nagu piivel tahab, et ütleme, Erikesel on võib-olla mõned kogemused, mis kinnitavad seda või lükkuvad ümber. No ma mõtlesin, et mul on olnud selline, no ütleme, üks kolleeg oli mul, kes tuli tööle alati sellise mingite emotsioonidega, see oli väga väsitav ja kurnav, eks ole, et ta elas ennast oma emotsioonid teiste peale välja ja ütleme selline natuke keeruline ja raske inimene. Ja siis ka nagu, ütleme, püha vaim andis nagu märku, et mulle, et kui mina olen antud olukorras nagu temast, ütleme, võib-olla täiskasvanulikum või emotsionaalselt võib-olla tervem, emotsionaalselt täiskasvanulikum, siis minu osa selles suhtes on olla see täiskasvanu ja natuke juhtida protsessi, eks. Et ja see tegelikult nagu toimis, et see suhtumise muutmine. Aga kohe, kui sa seda küsimust küsisid, siis mul meenusid nagu õpilased. Et on selliseid õpilasi, kellega on tõesti väga palju jama, kes on võtavad palju energiat sult, eks ole. Tänagi oli 6. klassi paaristund ja tegelesid ka ühe väikse noormehega seal. Aga see on see koht, kus sa ikkagi, ma lähen koju ja ma alati saan aru, et mina olen see, kes vastutan selles olukorras. Et minult oodatakse seda nagu lugupidamist, respekti selle lapse suhtes, sest ma ei tea, milline taust tal on, eks mõnel juhul ma tean. Aga jah, et ma teen selle otsuse ja ma alustan igat päeva nagu uuelt lehelt. Et see mõte veel ka, ja mõte jõuab hiljem järgi vaata, et analüüsisin vahepeal teie juttu, et mida ma olen ka nagu kogenud, eriti selliste lastega, kellel, ma vahel ju tegelikult ajun ka seda, et laps ongi vaimselt seotud, et ongi. Ja siis sa sa võtad kokku ühesõnaga sa püüad seda last märgata, et armastada. Ma kasutan ka seda, et ma pöördun nimepidi, vaatan otsa ja küsin mingisuguse küsimuse isiklikult tema elu kohta. Ja et ma sellega püüan anda lapsele väärikust, eks ole, et ta saab ise ka aru, et tal on raske. Ta on ise endaga puntres ja sassis, eks ole. Et ütleme, see on laste kohta. Ja ma mäletan, kui ma läksin tööle eragümnaasiumisse, siis mind visati kohe vette ja ma sain ühe poiste ja tüdrukute klassi, kes oli eraldatud klassist, kus olid hästi rasked lapsed. Manipulaatorid, ühesõnaga kõik segu, mis seal oli. Ma mäletan, kuidas ma koolipäeva lõpus ma tulin sealt koolimast välja ja ma nägin seal maas kivisillutise peal oli üks lehise täbi ja see lehise oks ja see oli nii ilus ja see oli nii vabastav. Ja mõtlesin, et issand halastad, aga need lapsed on nii katki ja nii kõik on nii sassis, eks ole, et ma tundsin, kuidas see lehise käbi andis mulle seda elujõudu, eks, aga tegelikult, ma tahan neid lapsi armastada, nii nagu seda lehise käbi, eks ole. Et tegelikult ma sain selle klassiga väga kenasti kontakti pärast, aga see oli üliraske mulle alguses. Et ma ei tea, kas ma vastasin see küsimusele, aga ilmselt vastus tuleb kuskil pärast hiljem, mõne minuti pärast. Ja mul lihtsalt mõte läks rändama ja mul oli üks mõte sellega seoses, aga küllap ta tuleb meelde. Ja eks see andestamine ongi mõneti otsus, on ju, et sa lihtsalt otsustad ja siis sa tead, et see on sul enda pärast eelkõige. Ja siis paludki, et Jumal aitaks.
ja ütleme, kui on, ütleme ka lähedaste inimestega, on see siis isa või ema või õde või keegi teine lähedane, et sa aja jooksul nagu suudad hakata, vaata, kui sa saad ise lapsevanemaks, eks ole, siis sa suudad mõista tagantjärgi oma vanemaid, eks. Et sinust tekib nagu see armulisus nende inimeste vastu, et sa saadki aru, et minu isa ei suutnudki sellel hetkel, eks ole, kui ta oli minu lapsevanem seal lapsepõlves, ta ei suutnudki paremini olla isa, kui ta oli. Ja ma sain alles 50-aastasena teada, mis tegelikult oli minu isa taust. Et see oli kohutav tragöödia, mille ta oli lapsena üle elanud, eks ole. Ja nüüd, sellega koos ta pidi mind kasvatama. Et ma mõistan seda täna, eks ole. Aga tema poolt jäi see tegemata, mis oli vaja. Aga minu osa on andeks anda. Vaatamata sellele, eks ole, et mingid asjad jäid olemata, tegemata, eks ole. Et nii on. Et see mõistmise armulikkus nagu tekib ajapikku, mis oleks nagu normaalne selline kasvamine. Aga siit võib olla selline veidi intrigeerivam mõte ka, et kui mõelda selle peale, et mida võib-olla väljaspool arvatakse kristlastest, siis ma olen väga palju kuulnud sellised mõtted, et kas nad ongi sellised pilve peal kõndivad ja kogu aeg sellised rõõmsad ja õnnelikud ja tõesti nagu kuidagi on jäänud mulje võib-olla väljapoole, et kristlased justkui nagu ei olegi inimesed, et neil on see Jumal ja nad ongi nüüd kogu aeg siuksed õndsad ja üldse ei lähe endast närvi ja ei lähe endast välja, et kuidas see tegelikult eludes on, et ma oletan, et te olete mõlemad siuksed väga armsad ja siuksed õrnad inimesed, aga kuidas tegelikult see võib-olla läbi elu koos Jumalaga käies on teis nagu kajastunud, et ma mõtlen just sellised mingid tõesti sellised hetked, kus miski väga ärritab või on sellised nagu, ma ei tea, kas vihapursked päris võib-olla saab öelda, inimesed on erinevad, eks ole, aga lihtsalt, et võib-olla natukene kummutada seda arvamust, et me kõnnime kõik pilve peal ja oleme sellised natukene nagu veidrikud, on ju, et minu meelest küll kõnnime pilve peal. Kunagi ei vihastu, kunagi ei tee pattu, kõik on alati hästi, ma ei tea, kuidas sul on. Ei, kindlasti nii ei ole, eks see on nali, aga Jeesus ju ka vihastas, me kõik teame ju seda. Ta oli ka täiesti nii-öelda, et ta oli küll Jumala poeg, aga maa peal just kui tavaline inimene, tal olid ka emotsioonid ja tunded ja kõik. Et võib-olla see sama kirjakoht siis, et vihastugu, aga ärge tehke pattu. Et kui me ei vihastuks, siis see natukene oleks ka ju loomuvastane, siis me kuidagi mõtleks, et Jumal ei ole meile emotsioone andnud. Tegelikult on ju. Ta on andnud kõik need head emotsioonid ka, mida järgi meid justkui peaks tuntama, et me oleme ainult toredad ja head ja ilusad, aga tegelikult on ju alati teine pool ka, et ta on ju kõik andnud nii-öelda emotsiooniga valu kogeda ja pisaraid valada ja vihastuda ja pettuda ja kibestuda. See kõik on täiesti tavaline, me oleme tavalised inimesed, me elame ikkagi ju maa peal, me ei ole taevas veel, on ju. Et ei ole need kristlased üldse sellised alati, kõik on happy face ja ühtegi muret ei ole. Aga ma olen tõsiselt mõelnud, et ma ei tea, kuidas on võimalik maailmas elada ilma Jumalata, et kuidas on võimalik kõik need emotsioonid ja tunded ja raskused, kuidas on võimalik nendega hakkama saada, kui sul ei ole Jumalat. Et minu meelest see ongi see, mis meid eristab nagu maailma inimestelt, et nad proovivad ise sellega kuidagi võidelda ja komistada ja võib-olla igaüks ei suuda emotsioone nagu kontrollida. Ega mina ka ei suuda alati kontrollida, aga ma tean, mul on Jumal, kes mind selles nagu aitab ja see on nagu alati õige vastus on, et Jeesus. Aga Piibel ütleb ka, et vihastaga ärge tehke pattu, et see ongi võib-olla nagu see, et kui palju sa annad ruumi oma sellistele tunnetele, emotsioonidele, siis nagu edasi minna sellest hetkest, kus sa tunnedki, et kõik on nagu just kui ma ei tea, mida nüüd teeks ja lapsed on ju tüüpiline näide, et nende peale ikka siinkohal vabandused ikka ju vahel ärritud ja vahel ka võib-olla ärritud selle peale, miks ei peaks, aga see kõik oleneb ju vaata, mis on su päev toonud, kuidas sa oled ennast nagu, ma ei tea, oled sa väsinud või oled sa näljane, näiteks kui ma olen näljane, siis ma võin natuke tige olla, et kummutame selle ümber, et kristlased ei ole alati kõik on ilus ja roosa ja rõõmus, et on raskeid hetki ka ja raskeid päevi ja igast tundeid. Ja seal on ütleme niimoodi, et ma ise mõtlen, et võib-olla mina olen elanud, ütleme minu see kristlaseks olemise aeg, mingi siuke suur jupp, eks ole.
mitmed aastad. Oli ka sellises uskumuses, et sa pead olema alati rahulik, letargiline, eks ole, et mis siis, et sees mässab, möllab, eks ole. Aga tegelikult ja ütleme, mu lapsepõlve kodus oli ka pigem selline kasvatus, et tunded suruti maha, tunded suruti alla. Et see on oma jälje jätnud, et selline nagu see tundlikkus on alla surutud, eks, aga ma usun, et sa võid olla nagu oma tunnetes aus. Aga samas, kui sa nagu satud mingisse mustrisse, näiteks ikkagi, kui sul on teema, kellel on vihastamise teema, eks ole, et sa jäädki sellesse nagu sellesse mustrisse, et sa vihastud, on ju, ja sa vihastud, et siis seal ikkagi, peab toimuma mingisugune muutus, eks ole. Et see ei tähenda seda, et sa oma tundeid ei välja elada, aga kui see vihastumine, kogu aeg, näiteks sa vihastud, ma ei tea, teiste inimeste peale, eks ole, elad ennast välja valel viisil, et siis seal peab ikkagi ühel hetkel toimuma muutus ja seal peab toimuma kasvamine. Või siis, minul võib-olla oli siuke, enese alavääristamine, alaväärsuskompleks ole, kogu aeg kukkusin sellesse auku ja hakkasin ennast matardama, siis lähed, ma ei ole keegi ja siis satud sellesse nagu sügavasse depressiooni, eks ole, et ma olin ikka, võisin olla seal nädal-2 niimoodi siruli maas ja ma olin kristlane. Et ka see, eks ole, et vaata see, et umbes kristlasel ei tohi depressiooni olla. Aga see oli, ühel hetkel, kui ma sain aru, et see on tegelikult nagu vaimne maailm ja mul tuli sellest välja võidelda. Mu lemmikraamat oli mis lemmikraamat, aga see tõesti reaalselt aitas. Mind oli Derek Prince'i Õnnistus Venedus. Vali, elu, see on vali ise, eks ole. Ja see on kopsaks loetud, siis ma praktiseerin seda. Ma sain aru, et see on see teema, millega ma pean tegelema. Ja see oli ka periood, kus ma väga palju paastusin. Ma tegin ka oma tervisele liiga, eks ole, sellega. Et läksin üle võlli. Seda kõike juhtub, aga ma kogesin ka vabanemist, eks. Ma sain reaalselt vabaks. Ja täna tänu Jumalale, eks ole, ma tegelikult, ma saan aru tagantjärgi vaadates, et ma tegelikult olin väga pikalt kliinilises depressioonis. Ma oleks tegelikult ravi vajanud. Ma ei ole mitte ühtegi tableti sisse söönud, eks, et Jumal on vabastanud, ta andis mulle lihtsalt armu, eks. Aga et lihtsalt on mingid asjad, kus me ise ikkagi peame kogema vabanemist, eks ole. Aga emotsioonid on lubatud. Aga veel selle kohta, mis mind ennast viimasel ajal hästi on mind kõnetanud või puudutanud, eks TV7-s 2 saadet. Üks on see meistritöökojas. Meistritöökojas olete vaadanud, kus mehed ausalt räägivad oma elust. Et ma nüüd viimaseid saateid ei ole vaadanud, aga kui see saatesari algas, siis mind tohutult mind paelus lihtsalt, mind paelusid meeste ausad lood. Et ta kuidagi see ausus ja isegi mind on toitnud mingisuguse, ka inimesed, kes ei ole, ütleme, kuskilt kogudusest, eks, mingi televisioonisaade, kus ma saan aru, et inimene ongi üdini aus ja see niimoodi toidab mind või see niimoodi kuidagi, et ma tahan ka olla aus. Et ma ütlen, et pigem, te võite pärast selle välja lõigata, aga pigem tõesti ropendavalt aus inimene, kui see vagatsev mina, eks ma ütle kellegi teise kohta. Mis vahel on ka silmakirjalik. Jah, ma lihtsalt ei taha, see on mind ära väsitanud, et ma ei taha, et ma võitlen sellise religioossuse teemaga viimased ajad oma elus. Tegelikult ikkagi on see, et me oleme ka inimesed, meil on kõik need emotsioonid ja me elame ju tegelikult selles tavamaailmas, kus kõik meie ümber toimub ju selles mõttes ikkagi emotsionaalsel tasandil ja tõesti me kasutame oma viitemeelt ju igapäevaselt, eks, et ei ole päris niimoodi, et oleme kuskil nurgas vaikselt ja anname kõigile ja kõigele kogu aeg andeks ja ei tohi teist või kolmandat teha ja öelda, eks ole, et mina ka väga hindan seda, kui inimesed
tõesti on ausad ja noh, vahel on seal tõesti roppused ka taga, on ju, et siis järelikult ongi sest inimene nehe selles hetkes, eks ole. Aga see just tõesti, et see ei saaks nagu selliseks mustriks, et ta jääks korduma, sest tegelikult ju piibel ka ütleb, eks ole, seda, et kui sa ühe korra andeks palud, on ju, ja siis palud teist korda, palud kolmandat korda, neljandat korda, aga mitte midagi selles ei muuda, on ju, et siis noh, see ei ole ka päris õige käitumine. Aga siit võib-olla edasi ma mõtlen seda, et kuidas on nagu teis endas võib-olla selline mingi kasv toimunud, et kas see on olnud teil kohe nagu nii kui Jumala teele tulite, et siis kohe nagu teadsid, et vot nüüd see on õige ja vale ja niimoodi võib teha ja niimoodi ei või teha ja või on see ikkagi läbi aastate nagu tegelikult kogu aeg muutumises olnud, et kui me lihtsalt mõtleme seda, et jällegi võib-olla kummutada mingisugused arusaamasid, et mida võid teha ja mida ei või teha. Et noh, mina ise ka, ma mäletan aastad tagasi ikkagi mõtlesin väga palju selle peale, et kas ma teen midagi õigesti või teen ma midagi valesti, et kas ma olen õige kristlane ja millised need teod on, mida ma tegelikult võin öelda ja mida ma tegelikult võin teha, eks ole. Et kuidas teil nagu see ajas võib-olla muutunud on või kas on algusest peale kohe ikkagi täiesti selge olnud, et nii, noh, võtame näiteks valetamise on, et ma tean, valetada ei tohi, ma mitte kunagi enam ei valeta, et kuidas see tegelikkuses nagu välja näeb? Miks on see raske teema, et see on huvitav, kuidas mõned inimesed jõuavad selle vabaduseni, et nad ei ela nagu käsu all ja teised madistavad aastaid ja aastaid ja ikka on peab, ei pea, tohin, ei tohi. Et ma ei tea, võib-olla ma lähen jälle hästi kaugele, aga kunagi, kui ma olin noorem kristlane, ma ei mäleta täpselt, eks ma olin siis juba olnud võib-olla ka usus 10 aastat, siis ma olin tõesti kindel, et kõik oli kuidagi minu jaoks, usk oli kindel, kuigi mul oli väga palju võitlusi. Ja ma mõtlesin, kuidas see võimalik on, et inimesed lähevad Jumalast kaugele. Et minuga seda ei juhtu. Juhtub küll. Ja ma mäletan, et ma olin ilmselt mingi 30-ndates, väga ilusas eas. Ja meil käis külas üks pastor, kirikuõpetaja, kes oli, ütleme, selles eas, kus mina praegu, 50+. Ja ma mäletan, kuidas ta nagu tuli meile külla ja ta oli nagu pidevas sellises otsingus. Ja ma ise mõtlesin, et huvitav, et mis tal viga on? Ise on nii kaua juba usklik, eks ole, ja otsib siit ja otsib sealt, et temas oli nagu mingisugune selline rahulolematus, ta kuidagi nagu otsis ja noh, et see nagu see oli tajutav täiesti. Ja siis ma ei saanud sellest aru. Ja see aeg on mulle endale kätte jõudnud. Ja ma olen aus, et on olnud väga erinevaid aegu. Ja praegu, jah, et ma olen nagu ka selles ajas praegu, kus ma nagu saan aru, et minu usuelu nagu kuidagi nagu teiseneb, et ma lasen nagu lahti mingisugustest asjadest ja olen nagu liikumas millessegi juurde, aga väljapoole seda kasvu nagu ei pruugi nagu paista, eks ole. Et võib-olla ma kasvan nagu, kui see kuidagi nagu need juured kasvavad, ma ei tea. Et võib-olla ma läksin su küsimusest praegu kaugele. Aga jah, et osad inimesed nagu leiavad selle vabaduse, aga mingi eluperiood on see, kus sa võitled selle käsu all olemisega. Et tohib, ei tohi, peab, ei pea. Ja ütleme ausalt, et ega me oleme ka saanud, mina nagu ka kogudus, kust ma nagu tulin, eks ole. Ja eks on teistes koguduses samamoodi. Et eks me oleme kuulnud ka selliseid jutlusi, mis panevad meid nagu niimoodi ennast tundma, et niimoodi tohib ja niimoodi ei tohi ja et kas seda tohib teha või teda ei tohi teha. Et me läheme nagu sellise inimliku õpetuse alla. Et ma ise nagu tajungi seda, et ma tahaks nagu oma vaimulikud riiulid nagu puhtaks saada. Et ma olen nagu mingisuguste õpetuste, ma ei süüdista kedagi, lihtsalt ma ütlen nagu on.
et erinevate õpetuste, erinevate hoiakute all ja et ma tahan nagu seda, mu igatsus on see lihtne ja puhas Kristusest arusaamise võime. Ma tahan seda tagasi, et see on nagu minu igatsus. Et kui sa näiteks küsiksid mu käest, et kus ma olen oma usuelus täna, leige kristlane, leige. Ja samas ma mõtlen selle väljendi peale leige kristlane, et see on praegu minu meelest kuidagi nagu sotsiaalmeedias hästi üles tõusnud, et ma ise väga palju kuidagi näen seda ja siis ma olen nagu mõelnud, okei, ma olen väga uus kristlane küll, aga ma olen ka mõelnud, et äkki ma olen leige kristlane, et ma ikkagi tahan telekat vaadata ja ma tahan võib-olla mingeid meelelahutuslikke tegevusi teha, aga justkui nagu tegelikult nagu ei võiks, et kui ma nüüd Netflixis binge-watchin mingit sarja, et kas ma siis olen nagu leige kristlane, et kohe pattu langenud. Jah, et tegime hästi palju selliseid küsimusi tegelikult, eks, et aga mida ma olen võib-olla ka selle lühikese aja jooksul enda jaoks avastanud, on tegelikult see minu südame hääl. Et mida see süda päriselt räägib, et kus ma oma südames olen. Vahel on seda võib-olla raske aru saada, vahel on seda raske võib-olla leida, aga tõesti nagu ei ole oluline need teod ja need nagu mingid tegevused, mida me igapäevast teeme, tööl niikuinii peame käima, inimestega peame niikuinii suhtlema, kõik selle välismaailmaga me peame kokku puutuma, aga et milline on see südame suund nagu meie enda sees, eks ole, et see on tegelikult nii tore, et sa avad seda poolt ka endast, et ei ole kõik alati nii lilleline ja ilus ja ongi ju vahel väga raske, aga võib-olla lihtsalt ma mõtlen seda, et kui sa räägid sellest, et kas sinu sees on ikkagi nagu kogu aeg see mingi selline teadmine olnud, et see usk ise sinu südames tegelikult ei ole kuskil ära kadunud, vaid lihtsalt nendes rasketes perioodides, eks ole, ta kõikub ja võib-olla oledki leige täna, aga selles sügaval südames sa ikkagi tead, et Jumal on olemas ja sa tõesti usud seda. Tead, ma tegin kunagi, ma ei tea, mõned aastad tagasi, lihtsalt ma leidsin Karmeli kuskilt kodulehelt või ma ei tea, kuskil oli mingisugune selline test, on ju. Et kas sa oled leige kristlane? Ei, mitte selle koha peal. Seda testi tahaks seal oli niimoodi, et ühesõnaga, et mis nagu on sinu see and või midagi, see annitest, vaata, andide test on ju. Ja siis ma tegin seal ära selle ja ma avastasin, et üks minu and on usuand. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et no jah, võib-olla tõesti. Sest minu elus on olnud mõningad usuprojektid. Üks on abielu ja siis lasteraamatute või laste tööviikute illustraator. Siis põhikooli õpetaja. Et on kõik usuprojektid olnud. Need olid võimatud reaalselt, eks ole. Et siis ma sain aru, et tõesti. Ja minu eeskuju või minu üks armastatud piiblitegelane on Abraham. Ma tunnen temaga sidet. Ma tunnen sidet Abrahamiga. Ta on minu usuisa, ta on minu isa. Et kui ma loen, siis ma alati kogen seda. Et selles mõttes, ühesõnaga, ma ei taha kedagi hirmutada, aga ma sain sellel nädalal ühe diagnoosi. Et vaata, kui sa saad 50+, siis siuksed diagnoosid hakkavad kuskilt niimoodi tulema. Ja huvitav oli see, et ma reageerisin nagu usuga selle peale. Et minus nagu tõusis see mingi lootus ja usk ja ma olin nii tänulik selle eest. Et lihtsalt sa elad, see ei võta siit nagu maha, eks ole, vaid sa lähed edasi, sa elad edasi, sa ärkad hommikul üles, eks ole, ja sa elad. Ja see ei ole minu elus loomulik olnud. Sest ma tõesti olin suitsiidne. Et see, et ma täna elan ja see, et ma täna ei ole depressioonis ja see, et ma täna saan hakkama, eks, et kuigi mul ei ole väga palju, ütleme, inimlikult eluenergiat, ma ei ole väga energiline inimene. Ma lihtsalt võtangi seda nii. Selleks on ka omad põhjused ilmselt, jah. Aga ma olen nii tänulik Jumalale selle eest, eks. Ma ei tea, kas see on usk. Aga päris raske ja keeruline võib olla vist elada kogu aeg igapäevaselt selle tundega, et kas ma teen kõik hästi või kas ma teen kõik valesti, et kus on need piirid, et mis ma nüüd võin ja mida ma ei või, et
ma arvan, et see ei peaks niimoodi olema, et tegelikult Jumal tahab, et me elaksime vabana, rõõmsana ja selleks, et kogeda ja kombata neid piire, siis selleks ongi püha vaim tegelikult meie sees. No, nagu käsi südamel, ma teen iga päev pattu, nagu ausalt. Ja üldse nagu ei häbene seda, sest mitte ainult võib-olla tegudega, aga mõtetega on ja patt on tegelikult iga halb mõte, mis sul pähe tuleb, mis ei ole kooskõlas nagu piibliga või Jumalaga, et me tegelikult mõttemaailmas, ma arvan, kui me näeks teise inimese mõtted, siis ma ei tea nagu, mis siis saaks, kui keegi minu mõtteid näeks, no tegelikult ma ei oleks ära siin. Et ütleme, me siin oleme emad, eks ole. Ja sinust saab ka tõenäoliselt ühel hetkel ema. Et tegelikult, kui sa nagu mõtled, või sa mõtled oma elaste peale näiteks, eks ole, et kas sa käid ja kogu aeg kontrollid neid või? Eks ole, et see käi ju tegelikult, aga me arvame, et Jumal meiega toimib niimoodi. Et tegelikult mina näiteks ka, see on täitsa tavaline jälle, see tavaline jutt, eks ole, et täpselt nii nagu teistel, et kui ma tulen Jumala juurde, siis ma võtan selle isa pildi kaasa. No minu isa oli alkohoolik, eks ole, ta oli selgrootu mees, muidu väga intelligentne ja juhtus niimoodi, et ma ühel hetkel, Jumal näitas mulle, kuidas ma suhtun Jumalasse. Täpselt nii nagu oma isasse. Ma nägin unenäo, et ma võtsin oma purjus isa sülle ja kandsin teise tuppa. Ehk siis minu Jumala pilt oli samasugune, et ma pean Jumalat aitama. Eks ole, ta ei saa nagu hakkamasti, eks. Ja siis ma mäletan seda ka, et selle mina pildi koha pealt, et minuga juhtus see, et mul on kõige raskem olnud elus olla endale andestada, eks ole. Nagu paljudel, eks ole. Ja siis oligi niimoodi, et kui midagi juhtus, eks ole, et midagi läks pekki, siis hakkab jälle see sisekõne pihta, ja siis hakkab see enese pisendamine, enese sabotaaž, siuke tum, eks ole. Ja siis ma mäletan ka, et see oli väga aastaid tagasi, kus Jumal näitas mulle unenäo. Ma nägin õues, ühesõnaga oli siuke pime õues, ja seal õues oli vankris, oli üks, ütleme siuke aastane laps, kelle nägu oli parkunud, niimoodi, eks ole, külmast. Ja Jumal nagu, ütles, et vaata, et sa oled seal sina. Ja sa suhtud iseendasse niimoodi. Appi, ma elu ilmas, see ajab mul täna külmajüdinad peale, ma peaksin jätma ühe aastase lapse õue, üksinda, külma kätte. Eks? Aga me jätame ise ennast niimoodi, me suhtume endasse niimoodi, eks ole. Et tegelikult see ongi see, et see tüüp, eks, kes meile kogu aeg see pähe sosistab, ta kardab kõige rohkem seda, et me hakkame ennast väärtustama. Me hakkame suhtuma endasse kui kuningatütresse, eks ole, kuningapoega, et me saame teada, kes me oleme. Et seda ta kardab kõige rohkem ja ta teeb kõik selleks, et siis meid kuidagi igalühel oma teema, eks ole, kuidas ta tuleb, eks ole. Eks neid teemasid, ma arvan, meil on palju. Mul enda samamoodi tegelen hästi tihti selle enda andestamise teemaga, aga just nimelt ma lugesin piiblit ja siis Jumal hästi nagu kõnetas mind nagu selle kaudu, et usu läbi on sind õigest mõistetud. Et see ongi see, et nagu, mida see tähendab? See tähendab, et ma pean lihtsalt uskuma, et nii on. Mitte, isegi kui ma ei koge, isegi kui ma ei tunne seda, või mõtted ütlevad kõike muu, siis tegelikult, kui ma olen Jumalat andeks palun, siis ma pean uskuma, et see nii on. Ja usu läbi mind on õigest mõistetud. Et see nagu selle hetkel oli nii kõnekas, et see kohe vabastas, kohe nagu andis mulle seda rahu. Okei, kuigi ma võib-olla inimlikult tahaks ennast maha materdada, siis tegelikult ometi Jumal on mind õigest mõistnud oma usu kaudu, ja selle patuga samamoodi, et tegelikult sa küsisid, et kus su siis tead see piir või et mis on õige, mis on vale, siis selleks ongi see püha vaim tegelikult meie enda sees, ja et hästi tihti tema ütleb, ma tean väga hästi, kui ma midagi valesti teen, väga hästi tean, kohe tean, okei, see ei olnud õige. Ja kas ma alati nagu kohe andeks ka palun? Ei. Tahaks natuke kauem seda enda sees hoida, aga sa tead, et ega see hea sulle lõpuks ei ole, ikkagi on hea ikkagi andeks paluda Jumalat. Et püha vaim on see, kes tegelikult ongi ju meie kompass siin elus, kes ütleb meile, mida teha, mida mitte, kuhu minna, kuhu mitte, ja mul vähemalt küll, ma tean kohe, kui ma olen natuke, teinud midagi, mis ei ole võib-olla päris õige Jumala silmis. Aga kuidas siis suhtuda sellesse lausesse, mis võib-olla tulebki ateistlikust maailmast rohkem, et ma olen väga palju sellist kõlksu kuulnud, et mis kristlastel viga, et muudkui aga käivad, teevad pattu ja siis paluvad andeks ja siis jälle teevad pattu ja paluvad andeks, et kuidas sellesse suhtuda siis?
ma arvan, et esiteks nagu Jumal ei ole ju mingi käpiknukk, on ju, et kelle poole me nagu saame teda nii-öelda enda huvides ära kasutada, et me peame ka nagu aru saama sellest, et Jumal on suur ja püha ja kõikvõimas, on ju. Et seal võib-olla taandub see lõpuks kõik meie enda südame nagu hoiakule ka. Ja tegelikult, kui me kogu aeg teadlikult teeme mingit ühte ja sama pattu, siis ma arvan, seal nagu midagi muud, mida me peame muutma peale selle, et lihtsalt tulema Jumala juurde jälle nagu sorry, vaata, aga Jumal tegelikult näeb meie sisse, on ju. Kas me päriselt ka nagu palume andeks või kas me lihtsalt teeme see sellepärast, et peab tegema, et ma ei tea, et ma olengi nii-öelda süüdimatu, et ma arvan seda, et kui me oleme päriselt Jumalat kogenud ja päriselt saanud temaga koos olla ja päriselt on meil see tunnetus ja püha vaim meie sees, siis me ei käitu niimoodi. Et võib-olla, ma ei tea, kus see nagu on tulnud, on ju, et kristlased muudkui käivad ja paluvad andeks, on ju, ma arvan, et võib-olla nad ei ole siis päris kristlased olnud, kes niimoodi Jumalat ära kasutavad või ei ole seda südamega teinud või on lihtsalt kirjade järgi olnud usklikud, on ju, et ma arvan, et kui sa päriselt usud Jumalat ja päriselt oled saanud kogeda teda, tema armastust, andestust, siis see ei käitu niimoodi. Ma ei tea, see ongi, et vaata, et ütleme, kui inimesed väljaspool kogudust, et nende jaoks on ju vaat see, teeme sellised nähtavad asjad, eks ole, suitsetamine, eks ole, nüüd tänapäeval siis veipimine, mis need on kõik need pahad asjad, eks ole, aga kui sa tuled nagu Jumala juurde, siis hakkad nende asjadega, ma olin ka suitsetaja, eks. Ma sain kiiresti sellest lahti. Ma ei olnudki lahe suitsetaja, ma ikkagi suitsetasin seal, ütleme, 2-3 aastat niimoodi, eks ole. Ja suitsetamisest ma sain niimoodi lahti, et ma tegin salaja, tegin suitsupliidi alla, kui püha vaim juba minuga tegeles, eks ole. Mäletan viimast suitsumoore, siuke pruun, peenike naistekas. Tegin sinna pliidi alla niimoodi, siis korraga kuulen häält. Merike, kelle eest sa ennast peidad, eks ole. Et suits läks pliidi alla, moorepakk läks pliidi alla, samamoodi alkoholiga oli, et ma sain aru, et see oli huvitav, et ma võtsin mingi pitsi alkoholi, eks ole, võtsin selle ära ja ma kogesin 2 korda suuremat tühjust enda sees. See on lihtsalt minu lugu alkoholiga. Et ma saan aru, et täna, eks ole, ei olda nii alkoholivastased, et ei ole ju piibeli keela, eks ole, et ma tean, et kristlased siin joovad veini ja et see pole minu teema, lihtsalt minu ja püha vaimu suhe oli see, et minul oli see keelatud ja et neist ma sain kergesti lahti, aga siis tuleb see lihalik loomus, eks ole, millega see tegelikult, mida ka Irina räägib, eks ole, et ma tean täpselt, mida ma valesti ikka teen, eks ole. Et see võitlus. Ja sellega seoses, ärge arvake, et ma kogu unenägusid näen ja kogu nägemusi näen. Eks ärge arvake nii, aga ma tõesti nägin mingi eelmine nädal sellise unenäo. Et sellest saavad ilmselt aru nüüd kristlased. Ma nägin unes, et minu toas, elutoas istus üks selline siuke apaatne, ülekaaluline, pikk, tuim meesterahvas tooli peal. Ja minu elutoas, saad aru, võõras mees. Ja ma ütlen teile, Jeesuse nimel, mine välja mu toast, mu korterist ja ei reageeri Jeesuse nimele. Ja siis ma võtsin tal lihtsalt niimoodi käest kinni või kuidagi, mitte kratist kinni, aga võtsin käest kinni ja ma tõssin ta ukse taha. Siis kui ma hommikul ärkasin, ma ütlesin, nii, mis see nüüd oli? Lihalik loomus. Lihalikule loomusele ei mõju Jeesuse nimel, eks ole. Küll aga see mõjub, eks ole, sellele, kui vahel meil on selliseid tõesti sellised vaimsed teemad, kus me saame aru, et keegi tulebki ja tulevadki mingi sundmõte, eks ole, mis pidevalt pommitab, et seal Jeesuse nimel, eks ole, ja ta on läinud. Või peavalu, mis iganes, eks ole, võib olla. Jeesuse nimel tal läinud. Jeesuse nimes on vägi, Jeesuse veres on vägi. Aga lihaliku loomuse vastu ma niimoodi ei saa. Seal ma pean ise otsuseid vastu võtma, eks ole. Oi, see on võitlus. Ma ei tea. See on ka vist selline inimeseks olemise osa tegelikult, see oma enda lihaga võitlemine, et on ju nii-öelda, need patud on meile ka üles loetud piiblis, on ju, mis need lihalikud patud nii-öelda meil on, kellel on üks ja kellel on teine, eks, et aga võib-olla sa mainisid seda, et
et sa kuulsid seda häält, et ma küsiks võib-olla seda, et kuidas ma tean, et Jumal on see, kes minuga räägib, sest kui meil on endal nii palju mõtteid kogu aeg peas ja vaenlane sosistab meile ühte ja võib-olla kuidas ma päriselt nagu saan aru kogu selle kahtluse sees olles, et Jumal nüüd ütleb mulle selle, et noh, ongi mingi konkreetne sõnum, et ma mõtlen seda, et inimlikult on võib-olla ka väga lihtne lähtuda sellele, et see on minu enda mingi mõte, et raudselt ma nüüd ise mõtlesin selle mõtte, et kuidas sa päriselt tead, et see on Püha Vaim, kes kõneleb sinuga? No kuidas sina, Irina, tajud? Ma arvan, esiteks on see, et kui sa nagu siiralt tahad Jumalast häält kuulda, siis ta kõnelebki sinu enda häälega, onju. Ja ta annab sulle mingid mõtteid võib-olla, mis selle hetkel tunduvad, et kust see nagu tuli, onju. Ja teiseks on see võib-olla, et vaatad, et kas see on nagu kooskõlas Jumala sõnaga, et kas see on nagu ülesehitav, kas see on julgustav, kas see on siuke nagu heas mõttes positiivne sõnum, onju. Et siis ma olen suht kindel, et see on Jumal, et kui seal on midagi sellist, mis tuleb, mis hakkab sind maha suruma ja nurka ajama, siis ma arvan, et see ei ole Jumal. Et juba on kaks need asja, et kas see tõstab sind ülesse, kas see nagu viib sind edasi või see nagu viib sind tagasi ja surub alla, et noh, seal on võib-olla need, ma ei tea, mõttekohad, et kuidas... Ja nagu selle, et ka nagu ikkagi, kui sa hakkad neid erinevaid mõtteid nagu kõrvutamas ja saad aru, et selle Jumala mõtte, sellega nagu kaasneb rahu. Midagi sinu sees nagu ütleb või tunnistab seda, et see on õige. Et võtame erinevalt tajumegi asju, eks ole, et minul näiteks 2 korda, kui ma läksin õppima, et ma esimest korda läksin siis metodisti seminari Tallinnasse, siis ma mäletan, et ma olin mitu aastat järjest kuulnud seda raadios, seda reklaami, eks ole, ja ühel aastal oli niimoodi, et ma sain aru, et kuidagi minu sees läks soojaks. Ma reageerisin sellele ja siis ma otsisin Jumalat, eks ole, selles küsimuses. Sest ma olin kuulnud ka seda, et kui sa lähed kõrgharidust tegema, siis teoloogiline kõrgharidus, et sa kaotad oma usu, eks. Tegelikult seal on tõetera sees. Seal on tõetera sees. Palun vabandust kõige eest, kes teoloogiat õpetavad, aga oma nahal kogetud. Ja võib-olla ma ei oleks seal nagu vastu pidanud, sest ma sain ikkagi esimeses loengus ma sain ikkagi päris ma ehmatasin ära. Et ma ehmatasin ära sellest loengust. Aga see oli Jumala juhtimine, sest tänu sellele ma saan täna olla põhikoolis õpetaja. Sest ma sain oma hariduse täiskasvanuna, eks ole. Ja 2 korral ma kogesin seda, et mul läheb nagu sees soojaks. Et minul on nagu see, eks ole. Aga kuidas siis on sellega, et kui sa tunned seda, et see on Jumala juhtimine, aga sa kuidagi nagu inimlikult tahad sellele vastu hakata? Kas teil on elus olnud ka selliseid kogemusi päriselt, kui sa tead, et see on Jumala sõna ja ta suunab sind mingit teed võtma endale, mingit rada rajama ja sa inimlikult kuidagi nagu tead, et ma ei taha seda üldse teha. No ütleme näiteks lihtne näide on, et tuleb sõnum, et koli nüüd teise linna, paki oma asjad ja mine. Et kuidas siis nagu tegelikult sellele reageerida või kas see on nagu justkui nagu kohustus, et kui sa kuuled seda sõna, siis sa pead kindlasti seda järgima või on seal ikkagi nagu selline, ikkagi see meie enda see vaba tahe, mille Jumal meile andnud on. Et kuidas see võiks olla? Irina, äkki sa avad enda mõtteid? Pole öeldud kordagi mulle, ma peaks teise linna kolima. Ma arvan, kui selline mõttega tuleks või nii-öelda käsk Jumalalt, siis see kindlasti ei oleks selline momentaalne otsus, on ju, et pigem ongi see, et sa pead ju enda sees ka need asjad läbi kaaluma. Ja nagu sa ise hästi ütlesid ka, et ega Jumal ei käsi meil mitte midagi teha, on ju. Ta ei ole mitte kunagi öelnud, et sa pead seda tegema, sa pead seda tegema. Nagu Piibel ütleb ka ju, et sa võid kõiki teha, absoluutselt kõike, on ju. Aga kõigest ei ole lihtsalt kasu. Et ma arvan, et see sinu nagu minu Jumala hääle kuulmine samamoodi, et Jumal ütleb mulle ja kui ma seda ei tee, siis tegelikult see ei tähenda seda, et Jumal mind enam ei armastaks, see ei tähenda seda, et mul nüüd elu läheb kõik täiesti pekki, on ju, et ma nüüd olen Jumala plaanist kaugele läinud, et ma arvan, et Jumal suudab ikka minu elus tegutseda ja ikka suudab nagu minu elu läbi, on ju, midagi teha või mind õnnelikuks teha. Aga ma arvan, et seal on see, et kui me siiralt palume, et Jumal, okei, ma tahan teha sinu tahtmist, aga miks? Sest ma tean, et tema tahe on alati kõige parem. Tema teab, milleks mind on loodud, mida mina suudan, mida ma ei suuda, kus ma toimin hästi, kus mitte, on ju. Et kui ma
tahan kuulata Jumala häält, et Jumal räägi minuga, aga siis ma seda ei tee, siis ma milleks ma siis üldse, miks ma üldse küsin siis on, siis teen ise, kuidas tahan ja no vahet ei ole ja Jumal siis ikka ju tegelikult on minu ja ega ta maha ei jäta, on ju. Aga ma olen täiesti veendunud selles, et kui me teeme Jumala tahtmist, siis tegelikult me oleme õnnelikud, siis me teeme ju seda, milleks me oleme kutsutud, on ju, et kui ma olen tolmuimeja, siis minust ei saa kunagi lamp. Ma võin lambina olla üleval, aga ma ei valgustu selliselt, ma ei valgusta ruumi, mu otstarve eesmärk siin elus on ju hoopis midagi muud, siis et ei ole alati vist lihtne Jumala tahet kuulata, eriti kui see on midagi, mis on meie loomu ja liha vastane, on ju. Aga ma arvan, et kui me suudame ikkagi seda nagu järgida, siis me oleme õnnelikud, et see ongi see võib-olla, miks Jumal ütleb meile asju, et tahab, et me oleksime õnnelikud ja et meil läheks hästi elus, et kui me seda teeme, siis lähebki. Aga kui me ei tee, ei tähenda mitte midagi, et me nüüd kangesti nüüd kohe oleme patused ja põleme põrgusaine, et kindlasti mitte. Et Jumal siis leiab teise viisi, et ehk siis see on ikkagi see, et kui võtta seda jälle selle hirmude tasandil on ju, siis väga inimlik on tunda hirmu, et nüüd ta jätab mind maha ja päriselt nagu ma nüüd äkki ei olegi enam Jumala laps ja olengi täiesti patune ja nüüd on kõik kaos on ju. Et tegelikult on ikkagi see, et me oleme hoitud ja armastatud igal juhul. Ja ma arvan, et seal on nagu see faktor ka, et kui Jumal sulle midagi nagu annab või ilmutab või annab sulle mingi andi või juhise, siis ta paneb ka sisse igatsuse seda teha. Ja ma arvan, et see on see, mis aitab meil kindlasti seda järgida, et me tahame ise ka seda teha. Et ma arvan ka, et see ikkagi Jumal annab mingisuguse sellise juhtimise, mis tundub raske, siis tegelikult sa oled selleks valmis. Ja mida raskem võib-olla see kutsumine või ülesanne on, siis ta ka annab kinnitusi erinevate inimeste kaudu. Et see võib olla täiesti võõras inimene, kelle kaudu sulle tuleb see, kui sa nagu häälestud Jumala tahte otsimisele, siis tegelikult sa hakkad nagu sa hakkad saama kinnitusi selle kohta. Ta annab erinevalt sulle neid. Et kui sa oled avatud, on ju, et täpselt annab märke sulle. Aga jah, see ei ole alati lihtne. Ja see ongi see, et meie ise ei näe alati seda, mida tegelikult meile planeeritud on ja selle taga võib olla hoopis midagi imelisemat, et illustreerivalt võttes ongi nagu sa tõid, on ju, et sa ei saa seda valgust anda välja, kui sa ei võta seda vastu, eks ole, et väga äge, aga kui me korraks tuleme tagasi uuesti jälle nende tegude juurde, siis võib-olla lihtsalt teie käest küsidagi seda nõu, et mida anda uuele kristlasele, kes siis mõtleb neid mõtteid, et kas ma olen piisavalt kristlane, kas ma teen õigesti või valesti, kas ma tohin ikka seda Netflixi vaadata, kas ma tohin YouTube'is istuda tunde, kas ma peaksin tegelikult lugema 8 tundi päevas piiblit või kui sa vaatad oma telefoni taimerit ja sa oled 5 tundi hoopis mingeid telefonimänge mänginud, et kuidas anda nõu sellistele inimestele, kes võib-olla tõesti on alles selle tee alguses ja võib-olla väga palju on sellist nagu kõrval pläkutamist, eks ole, meie vähe, et mis võiks olla see selline hea nõuanne siia lõpetuseks, et kuidas edasi liikuda ja mitte niivõrd palju endas kahelda siis? Minu selline soovitus on, et ma saan aru, et tänapäeval me ei saa võrrelda, eks ole, tänaseid noori ja nende võimalusi ja neid vahendeid, mis praegu on selle ajaga, eks ole, kui mina usule tulin, aga vahet pole, mis vahendi kaudu. Aga see, mis siin nagu elust läbi kannab, on ikkagi see, et sa saad nagu selle oma kogemuse Jumalaga. Et see on see, mis jääb meelde. Jutused lähevad meelest ära, eks ole, kellegi teise elud. Aga see, et sa nagu ise otsid, mõnikord pead kauem otsima, aga see tasub vaeva, on ju. Et kui ikkagi need sinu enda isiklikud kohtumised temaga, ja minu enda elus on olnud ikkagi need kohtumised Jumala sõnas. Et ei pea lugema, ei pea seadma endale selliseid tohutuid, sa ei saa võrrelda ennast praegu, eks ole, kellegiga, kes on olnud aastaid usus. Et sa oled praegu nagu sa oled nagu väike laps, eks ole, ja küll Jumala vaim viib sind vaikselt edasi sammhaaval ja ta tunneb sinust rõõmu. Ja kui sa saad nagu kasvada, eks ole, usus, siis
siis ütleme niimoodi, et siis ta juba ootab, et sa teed ise mingeid samme ja kui sa alguses vaata ju laps ka, kui ta kõndima hakkab, siis ta alguses ju seisab ja kõigub, eks ole, et ja siis ühel hetkel võib-olla sul on see tunne, et appi ta lasi minust lahti, eks ole, aga tegelikult ta näeb, et sa oled kasvanud selleni, et sa nüüd oled valmis ka ise mingi sammu edasi tegema, eks. Ja et tavaliselt ongi niimoodi, et kui mingisugune see ebameeldiv olukord või raskus tuleb, siis kui sa saad sealt nagu tema aitab sind sellest läbi, siis see ongi nagu sinu tunnistus või sa saad nagu sa pead nagu saama oma kogemuse Jumalaga, et see kannab sind elust läbi nendest rasketest aegadest, mitte kellegi teise nagu kogemus. Ja ei tohi ennast võrrelda teistega. Hea öelda, raske teostada. Ei, mul oli sama mõte kohe algusest peale, tegelikult kui me saame kristlasteks, me olemegi nagu väiksed lapsed, on ja, et kõik, mis sinna juurde kuulub, eks ju, et kukume, komistame, kakame püksi, pudistame, lõhume asju, on ja me tegelikult ei oska ju seda kõike, aga siis ongi meil Jumal, kes meid kõigest sellest nagu läbi viib ja õpetab ja ta tegelikult tahab, et meist saaksid täiskasvanud kristlased, eks ju. Et ja kui me usaldame lihtsalt Jumalat, tõstame pilgu tema peale, ütleme, et Jumal, okei, ma nüüd olen siin, kas ma pean võtma nüüd selle küpsise või selle kommi, et aita. Et tegelikult, kui me suuname pilgu Jumalale ja loeme, nii nagu Merik ütles ka, et loen piiblist, on ja kõige lihtsam on, kui sa ei tea, mida teha, avalist oma piibel. Ma mäletan, kui mina olin noor kristlane, siis võib-olla olen ka nüüd leige, aga Jumal ikka vahel räägib, on ju, ka piibli kaudu. Ma mäletan, kui ma noor kristlane olin, lihtsalt ükskõik mis mure mul oli, tegid piibli lahti, Jumal jälle vastas. Mõtlesin nagu, kuidas see võimalik on, et ma lihtsalt hakkan piiblit lugema mingi suvalisest kohast, mul on mingi küsimus, mingi mure ja Jumal vastab mulle selle kirjaga, kus ta teab, mida ma lugema hakkan. Ma olen nagu täiesti nagu hämmingus, et kuidas see niimoodi võimalik on. Või hästi tihti ma mäletan, ma istusin koosolekul teenistusel ja midagi jutlustes ja siis ma olin mingi, miks ta ütles seda? Ma just mõtlesin selle peale, et kus ta teadis, et ma ei tea seda või mul on vaja seda teada. Aga see ongi võib-olla ka see janu, on ju, et kui meil on teadmiste järgi janu või janu õiguse vale järgi, mis on õige, mis on vale, on ju, et me tahame õigesti elada, siis Jumal tegelikult näitab ju meile seda. Ega ta siis ei ole ju halb isa, et kui laps küsib mu käest ka, et kuule, et kas ma teen seda või teist, on ju, ja ma ei ütle talle kunagi, et tee seda, mis on halvem talle, mitte kunagi, on ju, aga Jumal ütleb meie sisemise nagu hääle kaudu, eks, pühavaimu kaudu, mis on õige, mis on vale. Et soovin siis jõudu kõigile noortele kristlastele ja et tegelikult on see põnev teekond, seal ei ole midagi, ma ei saa öelda midagi rasket, kindlasti mitte, on kindlasti raskeid asju ka, sest et me ei ole kutsutud elama ilmuga ühegi probleemi raskuseta, aga see on põnev ja see on äge, et näha, kuidas see Jumal päriselt elab, kui sa seda tahad. Ja mõnel juhul ongi niimoodi, et Jumal annab sulle nagu jõu nendest asjadest loobuda. Just. Et mina ikkagi väga pikalt, näiteks ma ei tea 90. aastate sündmustest, mis telekas näidati, nendest saadetest mitte midagi. Ma ei ole näiteks vaadanud Armastus 3 apelsini vastu. Ma tagantjärgi olen vaadanud, eks ole, aga ja ma saan aru nendest tolleaegsetest naljadest, eks ole küll, lihtsalt Maria ja mis seal olid. Aga sellel ajal ma ei vaadanud telekat, sest püha vaim juhtis mind niimoodi. Ma jätsin viimased saated, mis ma vaatasin, nüüd AK uudised, mingisugune selline seriaalikene. Ja lastesaade oli ka. Siis oli niimoodi, et lastesaates ka see saatejuht vandus, kuradid lendasid ja siis ma sain aru, et aga miks ma siis ainult AK uudiseid vaatan. Siis ma andsingi teleka ära või ma ei mäleta, kellele ma andsin. Et see oli vajalik mulle, et ma kasvaksin nagu temale lähedal, eks ole, ja et ma õpiksin nagu eristama, mis on. Ma mäletan, ma kuulasin tolleaegseid popmuusikat, seal Bill Collins, eks ole, et ma sain aru, et see muusika nagu mängib minu mingisugustele tunnetele või mälestustele välja, eks ole, et see oli mingil ajal vajalik, eks. Ja see ongi see, kuidas pühavaim juhib. Jah, pühavaim juhib ja siin ta juhib omamoodi, et see ei pruugi üldse sinu jaoks ja kellegi teise jaoks niimoodi olla, nagu minu jaoks oli minu elus. See on väga hea selline kinnitus ja või kuidagi selline nagu turvatunde andmine praegu tõesti võib-olla värsketele kristlastele ka, et kes on alles selle teekonna alguses, tegelikult see teekond ongi
koos Jumalaga käimine individuaalne, see on põnev, see on meile omane, kuidas meile see tee rajatud on, eks ole, et me lihtsalt inimlikult võib-olla väga palju kipume ise sinna vahele minema, aga see ongi jälle see püha vaimu juhatusel liikumine ja tõesti arusaamine ja kasvamine koos temaga, et kuidas see on, et aga nii... Kõlab nagu võib-olla nagu veidralt, aga ära võtta asja liiga tõsiselt, vaata. Ma tahtsin öelda sulle ka, ja et sa tööd ära võtta tõsiselt, mul tekkis see pilt, et et sa ei saa venitada ennast nagu rahulikult. Ja see on nii huvitav, sest tekibki korraks selline tunne, et kui sa lähed justkui nagu teele, et nüüd ma pean kõik maha jätma, et mul oli ka see tunne, et mul oli väga palju raamatuid kodus ja siis ma lihtsalt vaatan neid raamatuid, mõtlen, et issand, aga need ei ole mitte ükski nagu selline, mis mu kodus tegelikult võiks olla. Ja kuidagi nagu tekkis selline korraks või selline ahastuse tunne, et ma peangi nüüd oma elu maha jätma ja kõik ongi nagu läbi, et nüüd on lihtsalt kõik, jääbki minu elu ainult piibel, et tegelikult on nii tore nagu teiega rääkides siin mõista seda, et see on teekond ja see on see, mis tegelikult meie eludes on õigesti käimine, et see ei ole päris selline must ja valge, et me ei saa panna kirja, vot see on nüüd õige ja see on vale, et me teemegi oma teekond ja kolistame ise neid ämbreid läbi, eks ole. Aga väga tore, ma arvan, et me võiksin veel väga pikalt rääkida ja mul on nii hea meel, et olite nõus meie avaepisoodi tulema ja tõesti oma elusid tegelikult väga sügavalt avama ja ma olen väga tänulik selle eest. Ja meie oleme sinu eest tänulikud, ja armas, suur aitäh. Et sa sellist värsket suhtumist ja värskeid küsimusi, et meie saame jälle sinust jõudu. Väga tore ja kuulaja, kui ka sind see episood täna kõnetas ja tõesti sa mingit asja või mingit mõtet said siit endaga täna kaasa võtta, siis meil on väga hea meel selle üle ja ole hea, jaga seda ka enda sõbraga ja tõesti pane ka like meile, kui sulle meeldis päriselt see ja jälgi meid ka edaspidi, sest kindlasti on tulemas meil vahvaid episoode, et tõesti aitäh teile kuulamast ja meiega kaasa tulemast.